autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, käes on jaanipäeva eelne reede 22. juuni meie autotunni saate. Järgmine saade on algamas ja mis me täna räägime? Me räägime natukene uudistest ja vaatame eesolevaid tänava- ja teeremonte Tallinna linnas, mis peaks tegema tuju rõõmsaks või kurvaks. Räägime veidi uutest sõidukitest, sõidukite kiibistamisest, nii nagu kassidele, koertele pannakse kiibid kaela, siis autodele võib-olla ka. Meil on pikem proovisõidu lugu ühe haruldase mudeliga, Sangyongiga. Mis auto see on, miks sellise autoga tuleks sõita ja mida sellest teada, sellest me räägime täna saates pikemalt. Ja saate viimases osas on meil jutuks see, kuidas masinad aitavad meil autot juhtida. Juhi abi on neist rohkem rõõmu või kurbust, kasu või kahju. Selle võtame ka teemaks ja püüame jõuda lõpliku tõeni. Hakkame saatega pihta. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kõrval on teine saatejuht Tarmo Tähepõld, Geeniuse portaalist oleme ja meil on kolmas inimene täna ka saates üle Skype'i infotehnoloogia vahendi teisest Eesti otsast peaaegu on Viljandist. Meil liinil Karl-Edvard Salumäe, kes on meil ju Autogeeniuse kaasautor, Sakala ajalehe arvamustoimetaja ja kelle soontes voolab ka natukene siis seda, mis paneb autod liikuma. On mul õigus, Karl? Absoluutselt. Väga tore, väga tore. Kui lähed vereproovi andma, siis tead, et see näit on seal. Olgu, aga lähme nüüd asjalikult uudiste juurde. Eelmisel nädalal juhtus selline lugu, et inimesed, kes hakkasid sõitma meie parvlaevadega saartele, konkreetselt näiteks siis Virtsu sadamast Muhumaa poole, siis neid tabas väike šokk, sest oli kontroll. Ja mida kontrolliti? Kontrolliti seda, et need inimesed, kes lähevad praamile, kas nad ei tee pettust. Maanteamet oli see, kes kontrollis seda, kas kõigil on piletid olemas, et sa ostad autole pileti ja ühele reisijale, aga auto on tegelikult rahvast täis. Teine väga oluline asi, mis juhtub, on see, et kontrolliti, kas ega sa ei osta seda sooduspiletit, mis on mõeldud kohalikule saarlasele või muhulasele, aga tegelikult sa ei ole saarlane ega muhulane, ei ole sisse kirjutatud. Ja selle eest määrati ka trahve. Nüüd on tulemas ju kohe eestlastele püha pööripäev, kus kõik peaks sõitma saartele. Mis te arvate, kas selline, kuidas öelda, ikkagi riigi väga jõuline sekkumine ja inimeste läbi kontrollimine sadamates Virtsus, ma ei tea, kas seal Hiiumaa suunal oli ka sama asi, aga vähemalt Muhumaal sõites, on see nagu jõukoha, on see nagu õiguspärane, on see mõistlik, et niimoodi hakata siis võtma kõiki vahele? Muidugi, seda ei tehta ju alati. Ilmselgelt oli siis probleem, et ega inimene on selline nutikas olend. Kui kuskil on võimalik nihverdada, siis ikka nihverdaks. Mina ei ole julgenud just selle sama pärast, et tavast, kui ma mingit pättust üritan teha, siis ma jään kohe vahele. See on selline taak, mille ma olen ise endale vist elus külge mõelnud, aga ma usun, et piisab 1-2 sellisest kontrollpäevast, et uudistest läbi käiks ja keegi enam ei tee seda. Just nimelt, et seadused on ju lõppude lõpuks ikkagi ühtemoodi täitmiseks, eks ju. Et ma ei ole ka kunagi päris hästi aru saanud neist inimestest, kes tunnevad ennast hirmust häirituna, kui politsei neid kuskil ka kinni peab, näiteks dokumente kontrollib, lihtsalt kuskilt maantee ääres. Et kes on kohe niimoodi silmnähtavalt ärritunud sellest ja täitsa normaalne asi, aeg-ajalt võidakse kas siis politsei või maanteameti või kellegi kolmanda poolt mingit kontrolli teha. Läheme eluga edasi, et täitsa tavaline asi. Minul jäi vist eelmine suvi isegi saarel käimata, et sina käisid. Sa ei julgenud? Nii kallis pilet oli, aga ma ei tahtnud ka susserdada. Ei lihtsalt jõudnud, aga seal vist ongi viimasel, et netist ostad ja siis jõuad tõkkepuuni, siis sa sisestad mingi koodi või nii. Kuidas sa sealt läbi saad, et sellist füüsilist tüüpi, kes su piletit aknast niimoodi võtaks ja vaataks, on seal või ole? Kui sa ostad koha pealt, siis on kiosk, kus sa saad selle pileti, tõkkepuu tõuseb, sõidad õigesse õilerajale. Kui sa nüüd oled ostnud e-pileti, siis on seal numbrituvastus, kaamera tuvastab sinu auto numbri, kes läheneb sinna ja tõkkepuu tõuseb, sõida oma rajale, mis tähendab seda, et sa ei saa autoga petta. Sa autol peab olema e-pilet, sõidad. Autol küll, aga sul võib see auto täis olla põhimõtteliselt kooli ekskursiooni viid 5-kohalisega üle ja 21 väärteomenetlust tehti siis sellel kontrollreidis, millest ma rääkisin eelmisel nädalal. Ehk siis 21 puhul oli seal autos mõni inimene, kes oli, kas ei olnud üldse piletit ostnud või ei olnud ta Saaremaale, kuidas siis
täpne regulatsioon on, et ta peab olema Saare maakonda registreeritud elukohaga inimene ja peab olema selle konkreetse sõiduki kas omanik, vastutav kasutaja või kasutaja. Ei piisa sellest, et sul on saarlane on nagu hääletajana peale võetud, on ju, ja võtame kõik endale soodsad piletid. Et muidugi jah, selline automatism, see on jupe tore, on see, ma kiidan seda kaamerat, mis tuvastab automaatselt autonumbri ja sa kiirendab seda protsessi. Aga see avab selle väikse kuritarvituse nagu kiusatuse. Et õpetlik lugu, nüüd teate, et MNT võib seal iga kord kohal olla, kui te üritate natuke kokku hoida ja mida me praegu otse siit lülitusena, me praegu salvestame seda, kes kuuleb meid tagantjärgi reedesel päeval kell 11.42 on kell, ma ei tea, mis on seis Virtsus, ma tean seda, et olid need piletid väga ammu ette välja müüdud tänaseks päevaks, kes 22. tahtsid juba sõita saarele ära ja eelmisel aastal oli seal tohutu kaos, liikluskaos, need, kes ei ostnud e-pileti, ei pääsenud sinna tõkkepuuni, kuna kõik sadamala oli täis, siis neid inimesi, kes üldjärjekorras tahtsid saada, mis seal täna toimub, me ei ole veel kuulnud, et oleks niisugune kaos, aga loodetavasti sellised kontrollreidid siis natukene panevad inimesi hoiduma pettustest. Aga mis nüüd saab? Inimene ostis eks ju hästi pikalt ette omale jaanipäevaks praavimipileti. No väikse, ütleme, koefitsiendi susserdusega. Nüüd sa ei tead, et kontrollitakse. Ja kirjutab ruttu ennast sisse saaremale. Et mis ta nüüd vanetik teeb? Istub seal hirmuga praegult seal Virtsus sabas ja loodab, et ei kontrollita. Aga kui ta tahaks nagu ausale teel ikkagi minna, et jalutaks sinna kassa nii-öelda, vabandust, ma tahaks natuke juurde maksta, et vist päris keeruline. Ma oletan, et ainukene viis, kuidas e-piletil midagi muudatud, siis sa automaatselt lähed üldjärjekorda. Et sa kaotad selle koha. See on vist isegi suurem karitus kui rahatrahv, kui sa tundub nii, jah. Räägime veel uudiseid, siis Tallinna linn avaldas oma masterplaani, kui võiks nii öelda, järgmiseks aastateks sellised, milliseid tänavaid hakatakse remontima meie pealinnas lähiaastatel suuremal või väiksemal mahul ja need hõlmavad tegelikult peaaegu kogu linna. 2019–2022 aastad on see plaan naatub ja suuremad tööde objektid on siin siis näiteks, kes juba Tallinnas on käinud, see on silmanud Reidi tee ehitus, väike valmistumine käib Gonsiori tänava. Gonsiori tänava rekonstrueerimise lõpule viimine. Gonsiori tänav on saanud see suvi kõvasti tähelepanu, sellepärast, et see on kinni ja seal töötab väga vähe silmaga nähtavad inimesi. Põhiküsimus selle plaani kohta, mis nüüd on järgmiseks aastateks välja käidud, et kui palju pannakse kinni olulisi liiklussõlmesid Tallinnas nii, et need teetööd justkui venivad, tänavad on kinni, liigelda ei saa, aga valmis ka ei saa. Jah, hästi hea on õpetada teisi oma tööd tegema, aga üks päev, mõned päevad tagasi oli Tartu maanteel ummik. Üks meie kaasautor sõitis Stockmannist kuni lennujaamani. 2,5 tundi. 2,5 tundi Stockmannist lennujaamani. Kes ei, oletame, et meil on kuulaja, kes väga Tallinnas ei liikle, sest Stockmannist lennujaama võiks sõita nii 8 minutit või 7 minutit. Stockmannist Sikopilli on 1,5 kilomeetrit, see on 2-kilomeetrine lõik. Et sellel ajal, kui tema terve selle lõigu läbis, ta ei näinud ühtegi liiklusõnnetust, mis selle oleks põhjustanud. Ainuke, mida näha oli lennujaama juures, kus vist remonditi kas ühte bussitasku, ühesõnaga üks rida oli kinni pandud lennujaama juures. Mis tähendab seda, et kogu see mass lihtsalt võimendus ja tekitas tohutu ummiku. Mis kiirelt kokku arvutades, kui igas autos oleks üks inimene, kes istub 2 tundi seal ummikus, siis on see 1000 inimtundi oli see. Lihtsalt, et kas selliste suurte remontide puhul tekib küsimus, et kas ei ole või isegi väikeste, mingid arvutimudeleid, kus sa paned sisse reedel sellisel kellaajal, sellises sõlmes kavatseme kinni panna ühe rea. Mis hakkab juhtuma, et siis algoritm arvutab, et liiklustihedus on selline. Seal natuke, see on üleolev suhtumine Tallinna linnaomanike suhtes, et ei pea olema arvutit, piisab tavalisest inimmõistusest, et saada aru, et reede õhtul tipptunnel ei tasu kinni panna. Aga et natuke, murelikuks muidugi, Tallinna linn on ju ehitatud, ma ei tea, hakati 900 aastat tagasi ehitama, et sa ei saa tee remonte teha nii, et see inimesi ei sega. Aga kuidagi samas kandis panna tänavaid kinni, et sul ei ole, kui sul on Gonsiori on kinni, sul ei ole sealt kuskile minna Tartu maanteel.
kui siis otsustab keegi hakata üleval lennujaama juures ka veel midagi remontima. No, et kas seal nagu 2 inimest omavahel ei räägi? Samas ma tahaksin kohe ka kiitust avaldada. Kalamajas tehti hooldusremonti siin Tööstuse tänaval, Niine tänaval, sellised väiksed teeaugud, äravajumised tehti öösel. Et on reaalselt selline võimalus täiesti olemas, et remonditakse tänavaid ka öösel. Kas siis ei ole jälle uus saade Autotund on eetris, inimesed võtavad aega, pühendavad eetris aega, kirume, mis siin saates hakkame kiruma. Miks te ei lase öösel magada, rahu 23-7? Need, jah, aga ütleme, it's for the greater good. Karl, kuidas sa kuuled seda juttu väljastpoolt pealinna, kes mõtled, et las need hullud seal istuvad ummikutes ja meil on väiksemas asulas on elu mõnus või? No ma kuulasin seda sealt Stockmanni juurest lennujaama 2,5 tundi, et Tallinna lennujaamas sõidab Viljandisse alla 2 tunni. Ja see on mingisugune 170 kopikatega kilomeetrit, et kui ma oleksin siis tol reede õhtul hakanud ei, see ei olnud reede, see oli üleeile, mis on siis kolmapäev. Okei, no millal iganes, et kui ma oleksin hakanud Stockmannist Viljandisse sõitma, ma oleksin sõitnud 4,5 tundi kuskil. Jah, nagu Tallinnast Riiga. Mul tuli jälle täitsa nagu hästi meelde, et miks ma kunagi otsustasin, et ma Tallinnasse pigem ei koliks. Ja sul on ilmselt kiirem käia Viljandist lennujaama kuskile sõita kui Stockmanni juurest lennujaama sõita, antud näite puhul, sest et sa saad kiirem nagu 2,5 tunniga. Ja kohe, kui keegi kasutab siin praegult sõna ühistransport, siis võin öelda, et meie teine kaasautor, isegi toimetaja, mitte kaasautor, täiskohaga inimene, Gregor, läks 14.45 Tartu bussile ja kell 15.15 ütles, et see buss istub ikka veel bussijaamas, sellepärast, et sa ei saa sealt Tartu maanteelt välja. Pool tundi, paar meetrit. No tead, see on äge teema, see läheb korda, mulle väga meeldib see teema asjast rääkida, sellepärast, et ma olen sellise väikse hobi antropoloogiline jälgin inimesti sellises kriisiolukorras, kus nad satuvad vastakuti eksistentsiaalse probleemiga, mida ma teen, ma olen ummikus. Ja ma vaatan siin oma kolleegi Tarmot, mida tema teeb, ta auto jätab tööle parklasse ja jalutab siis jalakoju. See paneb inimesi teistmoodi käituma. Ja ei, ma olen nüüd siin suvel, kui ei pea lapsi vedama lasteaeda, siis olen käinud jalgsi tööl küll, mul ei ole üldse nii kaugel. Miks ma autoga käin, tegemist ei ole laiskusega. Tööülesanne? Jah, tööülesanne, mul on vaja päeval käia kuskil ära ja siis ei ole enam mõistlik, et ma kõnnin siis siit jalgsi koju, võtan auto, ühesõnaga kõik see. Aga jah, et selliste virinate juurde tuleb ju alati lahendusi ka pakkuda, mitte ainult õiendada. Et mina pooldakski, tehke öösel tööd, ma ei tea, jah, see ongi see mure, aga kuidagi tuleks see ikkagi see sotsiaalmajanduslik kasu ka sisse lüüa, et kas nagu 2000 töötundi, inimtöötundi või 10 000, palju see suve peale teeb 100 000 inimtunde istuvad ja ei tee mitte midagi. Või me maksame tee-ehituse eest natukene rohkem ja inimesed teevad riigile tootlikkust. Sööndades sellist viha sünnitada, siis ma ütlen, et ega inimesed ju, keegi ei sunni neid sinna ummikusse minema, ise nad läinud ja. Algu ma rohkem sellele avenüüd mööda edasi ei kõnni. Ma korraks küsiks ikkagi, Karl, et kas Viljandis on ummikuid, oled sa kunagi nähtud ummikuid? Oled sa kunagi avastanud, et sa oled Viljandis juba 15 minutit näiteks istunud liikluses? 15 minutit on iseenesest mingitel suvepäevadel mingites kohtades ma ei mõtle folki. See on võimalik, et tähendab, viljandlased ise kasutavad sõna ummik küll, aga selle puhul, ma ei tea, mina süüdistaks neid natukene avarama pilgu puudumises või et Viljandis ikkagi auto korra seisab lihtsalt mingisugune väikses järjekorras. Et ummikuid tegelikult, olles ka käinud elus näiteks Torontos või kuskil mingites maailma suuremates linnades, et ei ole neid. Minnes edasi järgmise teema juurde, ma küsin sult hoopis sellise väikse tähelepaneku. Kui palju sa oled Viljandis märganud sel aastal, võib-olla varasematel, erinevad uuenduslikke liiklusvahendeid, mis võib-olla on 2 rattaga, võib-olla elektrimootoriga, kas selliseid mingid elektrirattad, rollereid, muid sõidukeid on ka näiteks Viljandis juba näha? Me kirjutasime mingisugune, ma nüüd peast ei mäleta, kas eelmisel suvel või üle-eelmisel suvel
isast ja 2 pojast, kes sõitsid mööda linna ringi elektrimootoriga, minu meelest need olid rulad äkki või. Et oli selline lugu, tasakaaluliikurit ma küll ei mäleta, et ma Viljandis näinud oleks, aga mingisuguseid elektrijõul liikuvaid pisikesi asju nagu Stigo ilmselt mitte, aga midagi sinna poole, neid võib trehvata suvisel ajal küll, sest vaata suvisel ajal, eriti näiteks Volgi ajal, tuleb ka hästi palju mujalt rahvast Viljandisse. Ja mõni neist võtab ka niisuguse liikuri kaasa endaga. No võt see nagu lai trend. Esiteks meil on elektrisõidukite tehnoloogia muutunud palju odavamaks, akutehnoloogia elektrimootorid. Teiseks, nagu me rääkisime, linnad on üha rohkem umbes autoga sõitmiseks. Ja siis ongi selliseid uudiseid üha rohkem tuleb, nagu tuli Stigolt, Eesti ettevõtte ju, Eesti vähemalt siis intellektuaalomand, Hiinas toodetavad asjad. Stigo sai valmis oma uue elektriratta, mille nimi on B1. See ei ole jalgratas, tähendab, tal ei ole vänta, aga ta on elektriratas, nad ise ütlevad. See on siis sõiduk, kus sa istud peal 2 ratast, elektrimootor, aku ja see peaks sind linnas aitama kiiremini edasi liikuda. Miks see on võib-olla huvitav? Tallinnas on tõesti väga palju neid näha, erinevaid elektrisõidukad, on elektritõukarattad, elektrijalgrattad, elektrisiuksed, kus ei tõuka, aga ei vänta, vaid mingi muu asi, tasakaaluliikurid, muid asjad ja Stigo üritab olla seal omapärane nišš, et sa istud seal peal, aga ta on nii pisik, et ta ei ole nagu jalgratast, ta on jalgratast palju väiksem. Ja see B1, uus mudel on siis selline, mis on kaalukul natuke rohkem, 17 kilo, aga selle võrra see kaalu tuleb siis, akul on rohkem võimsust, rehvid on suuremad, mis peaks tegema võib-olla mõnes linnas, näiteks kus ei ole nii head teed, sõitmise mugavamaks ja uut mudelit ei saa enam nii hästi kokku klappida kui vana, aga samas ta mahub ikkagi auto pagasiruumi ja mis võib-olla kõige põnevam selle uudise juures on see, et eelmisest mudelist on hind siis poole soodsam, 1000 eurot. Eelmine maksis 2000. Nii et me ootame igatahes seda. Me ootame, et näha millist, kas on wow-efekt sellel uuel Stigol või ei ole. Minul tekkis seda uudist kuulates kohe see küsimus, mis puudutab seda hinda, eks ole, et poole odavam kui vana mudel. Et ilmselt ka mõni kuulaja mõtleb seda sama, et kas see odavam hind on siis nüüd ikkagi tulenev sellest, et see uus mudel ei ole nii hästi kokkuklapitav ja nii kaasaskantav või on ikkagi asi selles, et taoliste asjade hinnad üleüldiselt, et nende hinnad on nagu langemas. Kindlasti jah, ma arvan, et seal on üks asi on see, et konkurents on turul päris karmiks läinud. Elektritõukaratas, mis sõidab kiiresti, see saad juba alla 500 euro, ehk siis see nagu tuumiktehnoloogia ei ole midagi erilist, aku ja elektrimootor, siis konkurents surub neid hindu alla ja teine asi on see, et ju siis on sealt eks ettevõte, kellel on juba piisavalt palju turgu, siis ta saab hind alla lasta, et veel ennast omale uut klientuuri võita. Et selles mõttes nagu arendustöö, see mis esimesel mudelil hinna kõrgeks ajas on ju osaliselt juba tehtud. Et kuigi see on alati kui libe tee, et kui keegi laseb hinna alla, siis miks? Et kui eelmine mudel oli edukas ja müüs kallima hinnaga, siis ükski normaalne ettevõtju hind alla ei lase. Kui sa lased hinna alla, siis tähendab, et sa nägid, et eelmine hind ei olnud konkurentsivõimeline ja kõik lähevad ostavad sult 2000 euro asemel 500 eurose mingi alternatiivi. Ma arvan, et see asi on selles konkurentsis. Sellega seoses meenus mulle sa ütlesid, et see tehnoloogia on ju lihtne, et eks ju elektrimootor ja aku, et üks päev sattus internetis ette üks pilt sellisest 20. sajandi alguse naisterahvast, kes seisis tõukerattal, mis oli elektriline. Ma eeldan, et see ei olnud fake, aga mine tea. Aga see nägi täpselt välja nagu see meie Inokimi ratas, millega me tegime mõned nädalad tagasi testi. Et selles mõttes see tehnoloogia on küll kuidagi jäänud väga kauaks ühele tasemele pidama. Aga see esimese põlvkonna Stigo, siis kui mina siin veel ei töötanud, kas see oli teil toimetuses ka? Ei, meil vist ei olnud, sest see tegelikult see Stigo on päris pikki aastaid arenduses olnud, et see on esimese põlvkonna, see tuli vist 10 aastat tagasi. Sa ei ole selleks võitu saanud, jah? Ma ei suuda meenutada, ma vist olen selle peal istunud, aga mitte niimoodi pikemalt sõitu ei ole teinud. Aga see on tõesti, kas tõesti sellist, kui ma võin need eksida, aga see võis olla nii, et oli 10 aastat tagasi oli Vabaduse väljakul toote esitlus, siis ta umbes 4 aastat läks mööda, kuni see jõudis müüki ja see on hästi pikalt olnud see protsess ees, et nüüd see uus mudel siis ei ole muide ka veel müügil, aga peaks jõudma siis selle suvega.
meil on uudistes võib-olla veel maininud ära üks selline veider lugu, hoiatav lugu teisest maailma otsast, maailma suurimast autoturust Hiinast. Ja seal on selline plaan, et Hiina hakkab kiibistama autosid. Hiina on teatavasti siis riik, kus on tõeline 21. sajandi digitaalne jälgimisühiskond tekkimas ja see puudutab väga palju ka liiklust, kus kasutatakse tehnoloogiat kahel ettekäändel, et öelda, et meil on vaja keskkonnasõbralikumalt kasutada tehnoloogiat ja meil on vaja vähendada liikluskoormust ja siis on selline plaan, et 1. juulist alates on seal vabatahtlik, et igale uuele sõidukile pannakse esiklaasi külge väike RFID kiip. RFID kiip teatavasti on siis selline digitaalselt loetav kiip, mis ise ei tarbi elektrit, aga kui ta satub raadio teise seadme lähedusse, siis see aktiveerib ja saadab oma signaali. Sisuliselt öeldes kaetakse maa selliste väikeste majakatega, kui auto sõidab sealt mööda, siis see majakas registreerib, et selles ja ID-koodiga auto on siit mööda sõitnud. Ja esialgu on see vabatahtlik, aga paari aasta pärast peaks minema see kohustuslikuks kõikidele sõidukitele. Ja põhimõtteliselt, mida sa saad siis, et sa saad vaadata arvutiekraanilt kõikide sõidukite sõiduajalugu. Et ta ei ole GPS, et sa ei vaadata, kus see auto praegu on, aga sa saad vaadata üksiku auto puhul läbi kõikide väravate, kus ta on sõitnud nii-öelda just kui sa mõtled, et kuskil linna tänavatel, ristmikel või piiridel on väravad. Ja see meie siin räägime oma GDPR-ist ja privaatsusest asjast ja see on uskumatu, et kas te kujutaksite ette, et Eestis näiteks Maksuamet ütleb, et me peame kontrollima, et ega siin ei tehta tööautodega erasõite, et meil on kõik autod on kiibistatud ja kõik on jälgitavad igal hetkel. No jah, ega siin palju siin uudist lahata ei ole, et ega ju imesta ka, et selles mõttes Hiina on tohutult innovaatiline, sealt tuleb jube ägedaid asju, kihvt ajalugu reisida, aga tegemist on ikkagi ju totalitaarse riigiga, et hiinlane võib seal kodus kiruda, et jube nõme, et nad nüüd niimoodi jälitavad mind, aga ega tal teha midagi ei ole. Just nimelt, et ma mõtlesin ka sellele, et kujutame ette, et uudis on täpselt see sama, millest jutt käib, aga näiteks Hiina asemel on sinna kirjutatud ma ei tea, Prantsusmaa. Et kas ja kui palju me suhtuksime sellesse uudisesse siis nagu teistmoodi. Et nagu Tarmo ütles, et Hiina on ikkagi selline totalitaarne riik. See tekitab mingisuguseid seoseid ja tundeid, kui me seda uudist loeme. Et kui niisugune vaba ühiskond, kui seal mindaks sama teed, et kas me siis tunneksime seda niisugust privaatsuse riivet samamoodi või me näeksime seda ikkagi mingil määral nagu teises valguses? See on, ma arvan, et see on selline põnev teema, mida jälgida, et Hiinas kasutatakse seda kindlasti, nagu ma rääkisin, positiivsetel ettekäänetel on ju, et me peame jälgima liiklustihedust, liikluskoormust, siis, kus sisepõlemismootoriga autod sõidavad ja nii edasi ja muide ka sisejulgeolekuministeerium tegeleb sellega, et vältida siis terrorismiga seonduvaid isikuid. Ja kui siis öeldakse, et näete, süsteem töötab, sest on kasu olnud, ühiskonna heaolu on tõusnud, siis kindlasti tuleb välja keegi, kes ütleb, et aga kaalume ka, mõtleme ka, olgu jah, et aga vaata kui head andmeid saab ja siis reklaami inimesed saavad edastada sellel ajal auto ekraanile, nad näevad sealt, sõitis mööda Toomas 43, käib jõusaalis, et saab talle saata kohe näiteks jõusaali reklaami sinna autoekraanile, sest et RFID kiip luges ära ja puhas, väga kasulik seade minu arust. Ja. No mida me praegu teha on, saame olla terava pilguga ja seda kõigele hoida silma peal, et ei juhtuks nii, nagu me ei taha, et ei juhtu. Aga tõmbame sellega oma uudiste osale kriipsu alla. Autotund. Nii, lähme edasi proovisõiduga oma autotunnis. Miks meil on, Karl, liini otsas Viljandist? Põhjus on siis selles, et sina käisid sõitmas autoga nimega Sangyong. Põhjus on selles, et ta ei tahtnud Tallinnasse tulla sinna hommikud. Väga kaval. Jaa, see Sangyong oli niisugune põnev auto tõesti, et siin ongi juba see, Hans ütlesid Sangyong, eks ju. Nii palju kui mina tean, siis seda G vist ei hääldata, ma pole ka päris kindel. Aga see, miks ma seda märgin, on see, et see nagu natukene ilmestab seda, et kui palju me sellest automargist niimoodi keskelt läbi Eestis nagu üldse teame, eks ju. Oota, kas see on mingi see Hiina auto või? Ma arvan, et see on umbes keskmine tase, mida ma täitsa ausalt küsin, et see ei ole ju Hiina auto.
ei, see on Lõuna-Korea auto ja ma arvan, et need inimesed, kes nagu natukene midagi teavad, ütlevad kohe, et see on ju see, mis Rodius tegi eelmisel 10. Aga jah, see oli selles mõttes minu jaoks hästi põnev kogemus, et ma ei olnud SsangYongis ennem isegi mitte sees istunud, kui ma nüüd midagi ei ole ära unustanud, ammugi mitte sõitnud sellega. Ja üldiselt ma ennast niisuguseks margisnoobiks ei pea, et ma olen selles suhtes suhteliselt avatud meeltega. Ja eks see oli ka põhjus, miks ma Tarmole välja pakkusin üldse, et ma võiksin seda autot proovida ja siis sellest kirjutada. Ja, aga räägime enne autost, räägi korra veel sellest, Tarmo, räägi sina ka, et püüame nagu selleks teha minusugusele totaalsele suvalisele võhikule tänavalt, et see SsangYong või SsangYong, mis auto Euroopas teeb üldse, kuidas ta sattus, kaua ta Eestis on olnud, mis on nagu selline, kuidas öelda, turu või osaliste hinnang sellele margile? SsangYong tuli, ma võin nüüd eksida mingites osades, aga laiast laastus ma peaksin rääkima ikkagi vist õiget juttu. Tuli Eesti turule niimoodi ametlikult esindatuna kuskil 90ndate teises pooles lõpupoole ja kadus ära circa 10 aastat hiljem, ehk siis umbes masu ajal, sellepärast et SsangYong kukkus finantsiliselt maoli. Ja nüüd ta mingisugused aastad tagasi tuli siis nii-öelda ametlikult esindatuna Eesti turule tagasi. Mis ta on teinud kuskil Euroopas, muudes riikides, selle kohta mul igasugune ülevaade puudub, aga SsangYong pärast seda niisugust finantskrahi moodi asja saneerimist, ta siis kuulub nüüd India konglomeraadile Mahindra, on tegemas ikkagi sihukest päris jõulist comebacki ja liikumas selgelt nagu ülespoole. Et see uus Rexton, millega mina sõitsin, mis on nüüdseks siis ka jäänud SsangYongi mudelivalikus selliseks lipulaevaks, on nüüd viimane pääsuka, aga enne seda on Mahindra juhtimisel tulnud välja selline linnamaastur nagu Tivoli, mis muidugi nime poolest on meil nagu koomikakuubis. Vajem naerma kohe aastal. Jah, aga tegelikult nende arvustuste põhjal, mis ma Tivoli kohta lugenud olen, ei ole nagu kehvik, et täitsa niisugune viisakas asi ja mis muidugi sellise kanda kinnitava autotootja puhul alati nagu pluss on see, et ta üritab siis millegiga oma toodet niimoodi suhteliselt suurte pingutustega maha müüa. Ja SsangYongi puhul siis see tähendab seda, et autol on 5-aastane läbisõidupiiranguta garantii, pluss veel siis ka vägagi konkurentsivõimeline hind, eks ju. Et kuidas ma ütlen, et on inimesi, kes ilmselt elu lõpuni sellise nimega autosse tappes ka sisse ei istugi, aga kes niisugused snoobid ei ole, nendel tegelikult, kui jääb mingisugune mudel silma ja mis võiks neile nagu sobida, ma selle oma esimese kogemuse põhjalt ütlen, et minna tutvuda ja proovida tasub igal juhul. Kas see SsangYong, kas sellel on nagu mingi Dacia fenomen või? Et Dacia fenomen, mida ma mõtlen selle all, et pealiskaudselt hinnates tundub, et Dacia, mingi odav, mingi halb, midagi ebakvaliteetset, ma ei vaata sinna poole, aga keda ei huvita bränd, vaid auto sisu, siis see vaatab ja leiab midagi ratsionaalselt mõistlikku Daciast. Kas see on samamoodi, et sa vaatad bränd on, aga brändi taha vaadates on siis sisu ka või? Nii ja naa, selles mõttes, et Dacia on ikkagi odav mark, mis odav mark, eks ju. Aga SsangYong ei ole SsangYong, ta niisugust odav mudelit nagu ei teegi. SsangYong on üldse läinud seda teed, et ta praegu toodab Euroopa turule vähemasti, ma nüüd ülejäänud turgude osas päris kindel ei ole, toodab ainult selliseid maasturilaadseid asju. Mudelivalikus ongi 3 mudelit, on need samad juba mainitud Rexton ja Tivoli ja siis 3. mudelina nende vahel suuruselt ja hinnalt on selline mudel nagu Corando, mis tõenäoliselt muidugi praegu väga konkurentsivõimeline ei ole, sel lihtsal põhjusel, et seda mudelit toodeti juba hea hulk aastaid tagasi, et see on mudelivalikusse jäänud see ainus niisugune uuendamata mudel. Aga ma nüüd täpselt hinnaskaalat ei tea, aga ühesõnaga, et niisugust ala 12 või 14 000 eurost masinat või veel vähemat SsangYong üldse nagu ei paku. Et selles mõttes see võrdlus Daciaga ei saa olla väga otsene, aga mingisugune uba on selles mõttes su jutus sees, et ütleme niimoodi, et inimene, kes ei jää mingisugusesse embleemi kinni
et ta võib saada väga erinevates valdkondades ju nagu soodsa pakkumise, eks ju. Et selles mõttes niisugune müügi kui uba on nagu SsangYongil kindlasti olemas. Sina sõitsid siis Rextoniga, mis on selles kolmikust kõige suurem, jah? Ju, see on niisugune ikka vanakooli maastur, redelraamile ehitatud aeglustiga, peaaegu 5 meetrit pikk, 1,8 meetrit kõrge, niisugune tubli tükk autot. Ütle kuulajatele, minusugustele kuulajatele ära, raamiga maastur ja raamita maastur, mida see raam seal teeb ja mis selle raami tähtsus on? Ühesõnaga, kui ma nüüd proovin võimalikult ülevaatlikult ja lühidalt selgitada, siis tänapäevane auto üldjuhul on nõndanimetatud kandevkerega, mis tähendab seda, et auto mootor ja käigukast ja muud komponendid kinnituvadki siis nagu autokere enda külge erinevatest punktidest. Raamiga autod, mis vanasti olid põhimõtteliselt nagu kõik autod, tänapäeval on jäänud sellised suured maasturid nagu Toyota Land Cruiser näiteks. Nende puhul mootor, käigukast, sillad kinnituvad eraldi sellisele redeli kujulisele raamile ja kere tõstetakse selle raami peale. Mis on sellise konstruktsiooni eelis, on põhimõtteliselt see, et ta annab paremad eelised ja võimalused vedada väga suurt haagist, sest see raam on selline tugev, jäik ja see annab ka mõningaid eeliseid selles osas, mis puudutab auto maastikusuutlikkust, aga sinna nüanssidesse ma kahel põhjusel väga ei laskukski, sellepärast et üks asi on see, et see pool ei ole ka minule nii kristallselge, et ma võiksin siin tublisti targutada. Ja teiseks see on ka suhteliselt selline juba spetsiifiline jutt. Aga põhimõtteliselt lühidalt kokkuvõttes on see, et kui tahetakse teha suure veo- ja kandevõimega maastikusuutlik auto, siis raami kasutamise lahendusel on nagu teatavaid eeliseid. Ja siis SsangYong Rexton on üks suhteliselt vähestest maasturitest, mida tänapäeval niimoodi toodetakse. Nii et see klubi on üsna väike, kus ta siis tegutseb, et sa mainisid Land Cruiserit ja... Mitsubishi Pajero näiteks on seal veel ja mõni Jeep, margi poolest Jeep, eks ju. Ja nõnda edasi, aga Mersu G-klass näiteks ja nii edasi. Aga jah, see klubi on tänapäeval suhteliselt väike. Kuidas selle autosega sõita siis on? Nagu ma ka selles artiklis kirjutasin, siis see tunne on hästi siuke lõunakorealik. Väga hea, kirjelda meile, mis see siin lõunakorealik tunne? Ma ei tea, kas te olete näinud YouTube'is kunagi videosid, kus kuskil, mingi Lõuna-Koreas pardakaamerast filmitud video, kus mingisugune tee kukub kokku või buss sõidab kraavi. Ja siis selle auto, mille pardalt on see video jäädvustatud, paneb sisse suuna ja siis sul jääb kõrvu niisugune pisikene detail, et see suuna tuli klõpsub kuidagi mingisuguse väga naljaka heliga. Ei ole kunagi näinud, väga põnev on, kuulume. Aga ühesõnaga, et täpselt samamoodi, et see on nagu, see hakkab mingisugustest imepisikestest detailidest pihta, nagu see sama klõpsuv suuna tuli, mis teeb nagu natukene teissugust, ma ei oskagi seda hästi kirjeldada, aga natukene niisugust kristallisemat häält või midagi niisugust. Ja see tipneb siis nagu selliste suurte põhijoontega, nagu näiteks see sama SsangYongi välimus, eks ju. Et ma ütleks, et Rexton on tegelikult disaini poolest päris tubli töö on tehtud, aga kas ta meeldib või mitte, on paljuski maitseasi ja ma arvan, et siin põhjapoolses Euroopas paljudele nagu väga ei istu, et on kuidagi nagu võõras ja nii edasi, aga võõras ongi ta sellepärast, et teda ei ole siis nagu vormitud eurooplaste maitsemeele järgi, eks ju. Ja kui me veel nende väikeste asjade juurde hüppan, et tänapäeval väga paljud autod, kui sa sisse istud sinna või kui sa autot käivitad, siis ta tervitab sind mingisuguse heliga, eks ole. Ka see heli näiteks on SsangYongis nagu natukene teistmoodi. Nii et ta on tervikuna, seda on nagu raskem kirjeldada ja lihtsam ise proovides aru saada. Aga ta on teistmoodi auto, jah. Koreast on ju meil päris palju edukaid automudeleid ka, mis on Euroopa turul Hyundai ja Kia, eks ole. Hyundai, et kui sa oled Kias ja Hyundais olnud, mis mulle tundub ikkagi üsna selline väga peavoolu ja eurooplasele käepärane, kas sa saad aru, et see on teistsugune Korea auto? See on siis päris Korea auto? Jaa, sellepärast, et vaata Hyundai ja Kiat ju toodetakse paljuski Euroopas tänapäeval.
ja see sama nimetatud duo on teinud väga suuri pingutusi, mis tähendab kulutusi selleks, et tehagi autosid, mida eurooplased tahavad osta. SsangYong, me siin ennem rääkisime, kuidas ta eelmise kümnendi lõpus kukkus rahaliselt pikali ja nõnda edasi. Ja mis on üleüldse tootjana palju väiksem, tema ei ole kas siis suutnud või üleüldse tahtnudki seda sama rada käia. Ja selles mõttes ma seda lugu kirjutasin, siis üks niisugune mõte, mis mul ka nagu peast läbi käis ja mida ma lõpuks ikkagi sisse ei pannud, sest ta nagu selle niisuguse loo voolavusega ei tahtnud nagu väga hästi sobitada, oli see, et kui Helsingis resideeruv Lõuna-Korea suursaadik Eestis peaks endale uut ametiautot tahtma, siis ma arvan, et see musta värvi Rexton mõneski mõttes sobiks selleks paremini kui näiteks Hyundai või Kia mingisugune tippmudel. Lihtsalt sel põhjusel, et SsangYong siis nagu esindab seda Lõuna-Korea kultuuriruumi mõneski mõttes nagu rohkem kui Hyundai või Kia mingisugune mudel, eks ju. See on päris hea mõte sul tegelikult, sellepärast, et ma arvan, et kui tänaval me näeme Hyundai't või Kiat, me ei mõtle esimene asjana, et see on Korea auto või üldse kuskilt, No samas, nagu sa ennem ütlesid, et SsangYongi puhul me mõtleme, et see on Hiina auto. Jah, seda küll, aga siis on kohe võimalus nagu oma seda veendumust kontrollida või aru saada, aga sa vähemalt mõtled kohe, et see on tõesti auto kuskilt tulnud Euroopasse. Mul ongi tunne, et kas SsangYong on praegult selles positsioonis, kus Kia Hyundai olidki 10-15 aastat tagasi ja ta üritab selle sama et kuidas Hyundai ja Kia said, et see sama garantiivärk, ega keegi ennem neid ostma ei hakanud, kui nad ei tõstnud oma garantii aega umbes 2 aastat pikemaks, kui Euroopa autodel oli. Jah, ja see on siiamaani Hyundai ja Kia nii, eks ole. Siis tegid kõik ülejäänud, tulid ka sinna 4-5 aasta peale ja siis panid nemad 7. Lihtsalt sellepärast, et me oleme veel nii palju paremad kui Euroopa autod. Aga see SsangYong, ma mäletan esimese põlvkonna, mis oli Hyundai Terracan ja Santa Fe, et ega sisult oli see ju samasugune nagu see SsangYong praegult. Jällegi, et see kahtlemata mingisugused ühisosad ja ühised jooned on olemas, et mõneski mõttes SsangYong on selles samas positsioonis, kus Hyundai ja Kia on mingisugune aeg tagasi olnud, aga jällegi, et kuna aega on mööda läinud, siis mõningad erinevused on ka, et üks asi on näiteks see, et Hyundai ja Kia pidid tõestama, et Lõuna-Korea auto võib olla sama hea kui näiteks Jaapani auto. SsangYong oma positsioonis, kus ta nagu ühest küljest peab ennast justkui veel tõestama ja kanda kinnitama, ei pea tegelema sellega, et tõestama, et Lõuna-Korea auto võib hea olla. Pigemini nende eesmärk peab siis olema see, et nad toodavad autot, mis käega katsudes, silmaga vaadates ja praktikas pruukides on sama hea, kui on Hyundai või Kia, eks ole. Sellepärast, et Hyundai ja Kia kvaliteedi kohta tänapäeval, kes vähegi asju teab, tunneb ja on vähegi avatud meeltega, ei ole mingisuguse seitamise faasis kuskil. Teab väga hästi seda, et Hyundai ja Kia kvaliteet ja vastupidavus konkureerib seal ikkagi parimate markidega üldse. Ma võin seda ka oma perekogemusest kinnitada, et mu ema on sõitnud viimased 5 aastat Hyundai i30-ga ja siiamaani kogu selle 5 aasta jooksul täpselt 0 viga. Mitte midagi pole katki läinud, mitte midagi pole valesti läinud. Kõik on olnud täiesti perfektne, eks ole. Ja ometi küsimus on see, et kas SsangYong üldse niisuguseks massitarbe kaubaks nagu üleüldse muutub, sest nagu ma mööda minnes mainisin ka, et vähemalt praegu nad toodavad ainult sellist maasturlikke mudeleid, mis ühest küljest nagu selles mõttes lubab neile päris head minekut, et linnamaasturite järgi on tänapäeval niisugune nõudlus, et anna ainult ette, aga mingisuguste muude autoklasside ja nišide täitmiseks nad peaksid oma mudelivalikut ikkagi nagu oluliselt laiendama. Kas SsangYong Rextoniga sõites märkasid sa midagi praktilist, midagi konkreetset, midagi, mis seal on teistmoodi ja halvemini või paremini kui meile tuntud automarkides? Ma ei tea, kas iste oli pehmem või kõvam, kas see püsikiirushoidja nupp oli vales kohas või oli kõik ootuspärane? Tegelikult päris aus olla, siis niisugusi vajaka jäämise kohti oli. Osad neist said ka loosse kirja pandud, ehk siis minu proovitud autol olid all 18-tollised väljed, valikus on ka 20-tollised rattad, eks ju.
Aga mis tähendab, Sireda tee peal sõitis auto väga mõnusalt, ta oli väga vaikne, osaliselt ilmselt tänu sellele, et raamil tõstetud kere puhul on seda vaiksust mõnes mõttes nagu natukene lihtsam saavutada. Aga kui tee muutus ebatasasemaks, ei pidanudki olema otseselt auklik, aga tead, vajunud, eks ju, roopas, nõnda edasi, siis see vedrustus ikkagi raputas mehest ja niimoodi, et mul kaasasõitja nagu hakkas natukene kurtma. Siis see Mercedese päritolu 7-käiguline automaatkast, no see on uimane alla vahetes, midagi ei ole öelda. Ma saan aru, et selle on tootnud maailma vanim autotootja ja see peaks võib-olla mingisugust pieteeditunnet kasvatama, aga see käigukast ikkagi jättis soovida. Ja kolmandaks muidugi päris kõike lisavarustust, mida tänapäeval võib-olla selliselt autolt eeldaks, näiteks kohalduvad kiirushoidikut, iseparkimise süsteemi. Neid asju nagu ei olnud. Vabandust. Ma nüüd eksisin, mitte kohalduvat kiirushoidikut ei olnud, see oli täitsa olemas, aga puudus sõidurea hoidmise abi. Ehk siis osade inimeste jaoks niisugused asjad on kahtlemata olulised, nad võrdlevad erinevaid mudeleid, näevad, et selle koha pealt Sanyong natukene alla ja see võibki nagu siis osutuda kaalukeeleks, eks ole. Aga samas oli ikkagi nagu üht-teist meeldivad ka, ma ei väsi kordamast, et see Sanyongi sõitjate ruum on väga hästi tehtud. Ta näeb hea välja, kasutatud materjalid on täitsa tipp-top selles hinnaklassis ja eks neid muid plusspooli oli veel, ta on väga ruumikas ja muidugi hind on ikkagi nagu väga-väga hea. Et jällegi nagu loosse sai ka ära kirja pandud, et samaväärselt varustatud Land Cruiser uus maksab ligikaudu 15 000 eurot rohkem. Nii et erinevaid tugevaid külgi sellel autol kahtlemata on. No ühesõnaga Sanyong Rextoni hinnad algavad siis kuskilt 31 000 eurost. 31 000 eurot ja selle eest saab tõsise maasturi. Sa ütled, selle on ju nelikvedu aeglusti, et see on sinna tõsiste maasturite klassis päris hea hind vist. On muidugi. No muidugi ütleme ausalt, et enamus inimeste jaoks ikkagi pakub huvi mitte nüüd see 31 000 Rexton, siis sellel on manuaal käigukast lisaks tagasihoidlikumale varustusele ja nii suure auto puhul käsikast, ta ongi niisugune vähe kohmakas asi. Aga see automaatkasti sisu ja muu niisugusega versioon maksis 37 000 eurot. Tahad kolmandat istmerida, siis maksad veel 2000 juurde. Tahad elektrijõu liikuvat tagaluuki, siis maksad veel natukene juurde. Aga tegelikult hästi varustatud Škoda Kodiaq maksab nagu sama palju. Et sellest perspektiivist vaadates, tõesti, see hind on väga hea. Et siis on vaja ainult natuke julgust, et hea hinnast osta hea auto, millel on võõras nimi. Ja ilmselt ka vajadust, et sa oled kas siis, ma ei tea, metsamees, metsaärikas ja ehitus, et kui sa ikkagi, sa peadki oma selle Bobcati vedama kuskile sellisesse kohta, kuhu sa Škoda Kodiaqiga isegi mitte ei mõtle minemise peale. No just nimelt, jah. Et muus osas on Kodiaq, ta on ikkagi mugavam, ta on ökonoomsem, ta on üleüldse natukene niisugune rafineeritum, aga ta ei ole nii tõsine tööloom, kui on siis Rexton. No aga võib-olla kui me tõmbame Sanyongi jutule joone alla, siis tahaks teid head saatekaaslased teid panna siis lolli olukorda ja kui ma alustasin juttu sellega, et kas see on Hiina auto, et ei ole, siis ma vahepeal vaatasin välja, kes on suurimad Hiina autotootjad. Te võite nüüd arvata top 10 kõige enim müüdud autot Hiinast, milles top 10 on enamik lääne brändid ja seal on 3 Hiina enda automarki. Esimene on Volkswagen, teine Buick, 3. Honda ja 4 on Hiina kõige suurem autobränd. Mis te arvate, mis see on? Geely on 10. Viimaselt jõudis top 10. See on, kui palju ma neid üldse tean. Landwind. No võt ei ole. Ma arvan, et ei arva seda ära, aga 1,1 miljonit Changani müüdi siis ülemisel aastal. Ja Geely, Changan ja 3. on siis Haval. Ootame, kui tulevad need siis meile proovisõitu ja siis ma enam ei eksi, kui ma küsin, et kas see on Hiina auto. Aga see oli meie väike proovisõidu saatelõik. Autotund. Me lubasime oma autotunnis rääkida seekord ka juhi abidest. Sellest, kuidas masin aitab inimesele autot juhtida, mis tänapäeval kaasaegses autos on täiesti tavaline igapäevane nähtus.
Tarmo minu kõrval istub ja on sellise näoga, et tema saab hakkama igasuguse autoga, sest sa sõidad ju tegelikult väga tihti autoga, millel on vanust üle 10 aasta. No 20. No näed, 20. Sa ütlesid välja, et selles autos ei saa kasutada neid juhiabisid, mis on tänapäevas kaasaegses autos alati olemas. Alustame mulle sellest, et kui palju sõidukogemus on teine, kui palju sa tunned, et juhiabist on päriselt kasu ja sul on sellest puudu? Need juhiabid, mis tänapäevastel autodel on ja millest ma puudust tunnen, on minu jaoks tegelikult pigem mugavusvarustus, sest et käike vahetab mu auto ise, selline mugavus tal on, ABS on ka, aga ma kohutavalt tunnen puudust ikkagi püsikiirushoidjast. Ja nüüd sinu autol ei ole üldse püsikiirushoidjat? Ei, ja nüüd tänapäeval loomulikult sellest adaptiivsest. Aga see on lihtsalt sellepärast, et esiteks mul on nii palju olnud selle üle vaidlemist vanema generatsiooniga, no näiteks isaga, et kui et mida sa siis teed seal autos sellel ajal, kui sa gaasi ei vajuta või miks sul on et miks sa kiirust ei taha jälgida. Minu argument on jälle see, et vastupidis, ma saan jälgida ju muid asju rohkem, kui ma ei pea silma hoidma seal, kas mul on 98, kas mul on 105, selle töö teeb elektroonika minu eest ära, et jalg jääb jube kangeks seal gaasipedaalil pika sõiduga, tõesti See on hea näide ja võib-olla kui me mõtleme, kuidas me oma juttu struktureerime, siis ma ei lähtu siin ühest auto tootjast või enda klassifikatsioonist, aga ma ise nagu paneks kuidagi 3 patta need juhiabid või ütleme automaatsüsteemid autos, ühed on, mis aitavad ohutumalt sõita, ühed, mis aitavad ökonoomsemalt sõita ja ühed, mis aitavad mugavamalt siis sõita. Võib-olla nende ohutusõidu osad, nendel ei ole äkki midagi eriti rääkidagi, et vajelge mulle vastu, aga kui autol on tegelikult on vist ka ikka, kui me mõtleme, hakkame ohutusest peale, siis ohutuses on ju tänapäevastel autodel tihti olemas, alustame siis hädapidurdusest. Karl, kas sina sõidad autoga, millel on selline süsteem, mis auto ise peatab, kui ta näeb, et ees on mingi takistus? No kui Tarmo sõidab 20 aastat vana autoga igapäevaselt, siis ma sõidan 23 aastat vana autoga igapäevaselt. Hea seltskond arutamiseks. Eestist 95. aastal tutt uuena ostetud Volvo 850, aga sellest räägime võib-olla mõni teine kord. Tähendab, muidugi minu see kokkupuude nende juhiabidega erinevatega on ikkagi päris suur, et see sama Volvo ei ole nagu ainukene auto, millega ma ikkagi sõidan. Aga vaata sa, Hans, ütlesid, et nende ohutussüsteemide koha pealt võib-olla midagi nagu väga vastuvaidlemist ei olegi, et tähendab, automaatne hädapidurdus on täiesti mõistlik minu meelest märgatavalt ohutust tõstev süsteem. Mul ei ole mitte midagi ka erinevate radarite vastu, mis siis nagu kas siis helisignaaliga või mingit muud moodi hoiatavad. Aga mul on üks niisugune vastuolu, mida ma ei ole suutnud enda jaoks siiamaani selgeks mõelda, et mismoodi ma peaksin mõtlema, et see vastuolu minu peas abisüsteemi suhtes nagu ära kaoks. Ja see puudutab seda niinimetatud sõidurea hoidmise abisüsteemi. Te ilmselt teate hästi, mida ma silmas pean. Et see on siis see, mis teeb rooliga väikseid korrektuure, et hoida auto oma sõidurea keskel. Ja tead, ma hakkan praegu mõtlema, et minu see liigitus võib-olla ei olegi väga asjakohane, et kas asi on mugavuseks või ohutuses tegelikult töötab mõlemaks. Nad põimuvad, jah. Jah, nad põimuvad, et sul on mugavam, et ta jälgib, et sa oled sõidurea keskel antud abi siis, aga samas on see ka ohutum ka, et sa hakkad välja kalduma, sest annab sulle märku või keerab. Milline su kogemus on? Et minu kogemus, eks ju, et see vastuolu, mis mul selle süsteemi suhtes on, et selleks, et see süsteem saaks oma tööd teha, sa pead hoidma kätt roolil. Kui auto tunneb, et sa oled käed roolist lahti lasknud juba mitmeks sekundiks, eks ole, siis ta kõigepealt hoiatab sind ja osad autod hakkavad, kui sa ka seda märguannet ignoreerid, siis tegema selliseid pidurdusi, eks ole, erinevad Volkswagenid näiteks ja võivad ka auto lõpuks seisma pidurdada selle loogikaga, et auto leiab, et sa oled järelikult kas siis teadvuse kaotanud või midagi peab sul viga olema, et sa nagu üldse ei reageeri, eks ole. No, ma olen kuulnud ühte lugu ühest inimesest, kes väitis, et see juhtus nii, ta sõitis Riiast Tallinnasse, oli väga üleväsinud, ta püüdis ennast mitte magama jääda ja siis avastas ennast üks hetk, et seisab autoga tee ääres. No võt just on ju. Ja kes saaks vastu vaielda, et selles olukorras auto päästis inimese naha ära, eks ole. Aga nagu ma siis eks ju alustasin, et selleks, et see süsteem saaks oma tööd teha, niimoodi, et auto ei jää seisma keset teed, sa pead hoidma kätt roolil.
aga sa ei tohi roolida. Sellepärast, et kui sa ise roolid, siis mida minu kogemused väga erinevate selle süsteemiga autodega ütlevad, on see, et sa vaidled rooliga alatihti. Sa tunned enda näppude või siis peopesa kaudu mingisugust vastusurvet, auto tahab sind hoida selle oma sõiduraja peal natukene teises kohas näiteks. Ja mina ei ole nagu suutnud enda jaoks selgeks mõelda, et kuidas ma siis nagu käitun, et kui ma pean nagu roolima, aga ma nagu samal ajal ei tohi roolida. Ehk siis, et kui ma olen harjunud, eks ju, täiesti automaatselt ja kõik teised autojuhid täpselt samamoodi, tegema automaatselt käega selliseid pisikesi roolikorrektuure, kui on vaja auto suunda nagu hästi natukene muuta. Natukene vasakule, natukene paremale, tee keerab natukene ühes või teises suunas, nii edasi. Et siis minul käivad need liigutused automaatselt nii nagu täpselt igal teiselgi autojuhil. Selleks, et nüüd see sõidurea hoidmise abisüsteem saaks perfektselt oma tööd teha, ma pean ennast juurutama sellest harjumusest välja, eks ju. Et sa pead olema niimoodi, et su käsi lebab roolil, et ta süsteem tuvastab selle puudutuse, et sa oled roolil, aga su lihased on nii lõdvad, et sa ei tee, sa ei sega autot. Ja nüüd on nagu minu niisugune kiuslik küsimus, et kuidas see asi siis nüüd ikkagi liiklusohutusele nagu tervikuna või laiemas pildis ja pikemas vaates nagu kaasa aitab. Et kas autojuht muutub sellest turvalisemalt ja paremini sõitvaks, kui ta jääb siis nagu auto peale lootma mingis mõttes, ta nagu harjutab ennast mingisugusest automaatsetest liigutustest välja ja siis ühel hetkel see süsteem nagu ei tule lihtsalt toime, sest praegusel ajal et süsteemid on sellises arengufaasis ja sellises taseme saavutanud, et nad päris suure osa ajast toimivad, aga mingisugustel hetkedel inimesele suhteliselt arusaamatutel põhjustel annavad alla või siis ei saa hakkama, eks ju. Et see on küll niisugune asi, et ma olen erinevaid autosid proovides, artiklitarbeks proovides, proovinud ära, et kuidas ühel, teisel või kolmandal autol see töötab, kui hästi ta töötab, kui kindlalt hoiab auto sõidurea keskel ja nii edasi. Aga kui ma olen selle pildi endale ette saanud, siis ma lülitan selle süsteemi välja. Ja ma olen väga tänulik, kui auto on konstrueeritud ja programmeeritud nii, et kui ma keeran süüte välja ja siis mingisugusel hetkel süüte uuesti sisse panen, et siis süsteem ei lähe nagu automaatselt tagasi ise peale. Teiste juhiabisüsteemide suhtes mul niisugust nagu vastuolu ei ole, aga jah, selle sõidurea hoidmise abisüsteemi loogikast ma nagu päriselt ikkagi aru ei saa. Ja sul on hea küsimus, et kuidas see siis ohutab on. Mul on sulle vastus, osaliselt vastasid ka selle ära, aga küsiks veel ennem, räägime teistest süsteemidest ka. Tarmo, sa ütlesid, et sa tunned puudust sellest püsikiiruse hoidjast, mis hoiab pikivahet siis ka. Ja. Kas sa oled tundnud, et alati on sellega sõita parem kui ilma selleta? Jaa, kui ma sellest rea hoidmissüsteemist saan aru, mida Karl mõtles, kuigi ma ei ole kunagi niimoodi lähenenud, et auto tahaks tegelikult ise juhtida. Ma mõtlesin, et see ongi selline loomupärane, et mina surungi üle. Ma olen siis auto suhtes selline dominantne, et ma ei ole kunagi kahelnud, et äkki ma peaksin oma käed ära koristama, sest et vähemalt Eesti sellisel tavateel ma ei usalda seda teekatte märgistust. Ma ei ole kindel, et auto saab aru, mis toimub. Ilmselt saab, aga siis püsikiirushoidja puhul, eriti adaptiivsel, minu pärast ma võin oma selle gaasijala üldse kuskile kinni siduda ja see on ikka üks suur probleem selle adaptiivse püsikiirushoidjaga, millest me rääkisime siin kas eelmine saade Henrikuga ka ja seda ikkagi väga paljudel mudelitel kohtab, et ta lülitab ennast ise välja teatud kiirusest alates, kui kiirus kukub autol alla teatud lävendi ja ma arvan, et mul ei ole seda kogemust ei ole olnud. Sul ei ole olnud, tõesti või? Mitte kordagi või? Et sa sõidad linnaliikluses näiteks, paned selle adaptiivse püsikiirushoidja peale ja ees kas hakkab... Ma tuletan sulle meelde, et igapäevaselt mul ei ole seda adaptiivset. Aga Tarmo võib-olla sõidab linnas 100-ga lihtsalt. Sa sõidad näiteks suure kiirusega, 70-ga ja ees on mitte päris äkkpidurdus, aga selline keskmisest agressiivim liiklus, mis ees oleva foori peale hakkab siis peatuma. Järvevana teel ees on siis raudteelõsede koht, on punane järsku. Ja see masin ei jõua sind hoiatadagi enne, kui sa pead ise tegema äkkpidurduse. Või siis võib-olla ka nagu selline veidi, ütleme,
rahulikum olukord, kus lihtsalt ees olev liiklusvoog aeglustub, peatub ja lülitab sind välja ja kui sa oled eelmised minut aega oled usaldanud autot, et ta ei sõida ees olevale autole sisse, siis nüüd järsku sa vaatad, tabad ennast, et ja ma lähen endale 40 või 39 kilomeetrit tunnis selle ees olevale autole ja pead lööma piduri nagu plokki, et vältida avariid, et ta aitab sind, aga kui sa ainult arvad, et sa nüüd saad natukene siin võtta pedaali jala ära, nagu sa ütlesid, siis tegelikult kohe ta auto karistab sind. Minu arust see on see suurim probleem ja ma tean, et osadel brändidel on ka selline adaptiivne piirushoidja, püsikiirushoidja, mis pidurdab nulli auto ja siinkohal ma jään võlgu, et ma ütleks, mis need margid on. Aga mõnedel vist on. Kui meie kuulajatest keegi teab ja oma sõidab sellise autoga, siis kirjutage meile ja jagage. Mina olen sõitnud sellisega, mis marki ei mäleta, võis olla Volkswagen, et ta pidurdab nulli ja hakkab ise uuesti minema ka, kui sinu ees olev auto liikuma hakkab. Tegelikult uuel Honda Civicul, kui sul on variaatorkast, siis peaks olema lausa standardvarustuses. Ehk siis jääbki foori taga sinu ees olev auto järel seisma ja selleks, et liikuma hakata, tuleb siis kas korraks gaasipedaali vajutada või siis roolil vastavat nuppu vajutada, et sellega ma olen ise ka sõitnud. Et selline süsteem võib olla ka suhteliselt mõistliku hinnaklassiga autol juba olemas. Muidugi ma linnas, Järvevana teel, Laagna teel muidugi kasutaks püsikiirushoidjat, aga üldiselt võib-olla sellepärast ma oma nendel ikkagi harvadel juhtudel, kui mul on selline süsteem, ei ole seda kogenud, sest et ma seda linnas nagu peale ei viitsi kunagi lülitada. Miks? Liiklus on lihtsalt nii tihe kogu aeg, et see... Jaa, aga see on ju jupe mõnus. Mul ei ole ka igapäevase autol sõitle, seda ei ole. Ma tunnen sellest puudust, sest kui ma sõidan tihedas liiklusvoos, siis ma lülitan selle peale, kui ma olen sõitnud proovisõitu tehes ja sa ei pea stressama selle pärast, et nüüd ma nõelun kellegist mööda, minust mööda. Ma tahan sõita siit punktist sinna punkti, teise linna otsa mööda seda teed, kus on palju liiklust. Ma panen ta näiteks, ma ütlen eetris välja, ma panen selle püsikiirushoidja siis natukene kõrgema kiirus peale, näiteks mingi 59 on ju. Ja siis sõidab auto. Kui keegi aeglaselt, sõidan aeglaselt, kui keegi sõidab kiiremini, sõidan tal järel. Ja nii palju, siin ma just räägin ise endale vastu, aga nii palju, mis ta süsteemi küll usalda, et ma linnas sellega tahaks. Ei tahaks või? Ei, ma linnas, ma ei ole ta selle peale tulnud, et seda linnas nagu kasutada. See häda pidurduse kohta kas te olete kunagi olnud olukorras, kus mõnes autos, kus see aktiveerub? Jaa. Tõsi ka? Jah. Kuidas see juhtus? Tavaline linnaliiklussituatsioon, mul oli üks Volvo teada tuntud turvaline auto, ilmselt oli närvilisem, Volvo arvuti oli närvilisem kui mina. Et ei olnud see olukord, et kus ma olekski tõesti vahtinud telefoni või aknast välja, vaid lihtsalt mina vaatasin, et aeg on ju, aga tema millegi pärast muutus närviliseks, pidurdas ise ära. Ehmatav oli. See ehmatab on ju? See ehmatab sellepärast, et sa ei saa aru, mis nüüd juhtus, kas mu ees on äkki mingi takistus, mida mina ei näinud, ma ei tea, kass või, aga jumala eest lastes ehmatab, lööbki mõnusasti adreka üles ja vere käima. Mul on samamoodi olnud, aga see oli süsteemi viga, ma oletan, et mul oli Volkswagenis olukord, kus oli väga vihmaline ilm, vihmale vist järgi jäänud ja päike hakkas paistma ja esiklaas oli hästi märg veel, ma mäletan, ja olukord oli, ma oletan, et see põhjus oli selles, sest see sensor asus seal siis tahavaate peegli taga, esiklaasi üleosas ja olin punase tule taga, ees läks auto, tuli roheliseks, ma olin siis seal punase tule taga teisena, nagu minu ees oli auto ja läks roheliseks ja ma hakkasin vaikselt sõitma, ülivaikselt hakkasin lähenema ees olevale autole, kes hakkas minust võib-olla murdosa sekundi hiljem liikuma isegi. Ja siis auto oli pidurid nii plokk ja pingutas need turvavööd ka ära, et tõmbas mind nagu vastu seljatuge ja see ka ehmatas täiesti, et aga see ei ole ka tegelikult ju süsteemi nagu see toimimine, kuidas ta peaks töötama, vaid see oli pigem siis mingi sensor läks sassi omadega. Aga juhi abid, on neist siis põhimõtteliselt rohkem kasu või kahju? Põhimõtteliselt on neist ikkagi ju rohkem kasu. Et need põhjused, miks sellised süsteeme on arendatud ja nendega edasi mindud, on ju täiesti objektiivsed ja adekvaatsed. On ju. Lihtsalt, ma võib-olla tooksin niisuguse paralleeli, et omal ajal, kui hakkasid tulema ka näiteks ABS-pidurid või esimesed veokontrollid ja nii edasi,
inimesed üsna vihased alguses, kas ei olnud? Nad olid väga viletsad alguses, jaa muidugi. Et nad, näiteks kui me räägime sellest veojõukontrollist, siis nad libedamal ristmikul tarviti ära minnes poosid mootoril ikka hinge nii kinni, et närvi ajas, eks ju, et sa ei saa nagu minema sealt korralikult. Ta ei lubanud nagu üldse ratastel natukenegi tühja käia, et ABS-piduritega samamoodi, et ma tean ühte lugu, kuidas 90ndate lõpu Nissan Almeral üks selline turskem mees vajutas piduripedaali kõveraks. Sellepärast, et talvisel ajal ABS krõbistas niimoodi, et ta lihtsalt ei saanud pidama ja lõpuks läks närvi ja surus täie jõuga ja pedaal oli kõverane. Tänapäeval ABS ja veokontroll ja ESP ja need töötavad niimoodi, et ei ole nagu kellelgi kurtmist, eks ju. Kõik saavad aru, miks nad on olemas, kõik saavad aru, kuidas nad töötavad, saavad aru, et töötavad väga hästi. Nende moodsamate juhiabisüsteemidega on natukene nagu sama case, et need on nagu justkui mingisugused esimesed veokontrollid ja ABS-id. Nad ei ole veel päris seal. Aga põhimõtteliselt on nagu suund õige, anname natukene aega ja kindlasti saavad need süsteemid ka palju-palju paremaks. Tead, mis mulle tundub, et asi on ka selles, et me kõik oleme väiksed Pavlovi eksperimendis olevad koerad, et ka juhte treenitakse. Et sa juba tead, et see ABS kõristab ja ei pidura sind blokki, vaid sa oled pigem juhitav, et see juhid kohanduvad ka süsteemiga. Ja ma ei ütle, kas see nüüd hea või halb, et kas me peaks seda kiitma või ei peaks, aga mulle tundub, et seda käib niimoodi, et meie kui juhid ka oskame juba teada, mida see süsteem meile lubab ja mida ei luba. Või oskame teada, kuidas seda kätt hoida rooli peal, kui sul on see rea hoidmissüsteem, et mis nagu toimub. Ja mis see põhjus on, ma arvan, et tegelikult põhjus on ju väga selge, et autotööstus on valinud selle sammu, et müüa meile innovatsiooni, mingit tehnoloogiat, mis on, see on turvalisem, parem, see on automaatne, mingisugused arvuti aitab meil sõita, väga tore, aga juriidiliselt lõpuks vastutus, nad jätavad, kõik autotootjad jätavad vastutuse juhile, sina pead olema rollis, olema iga hetk murdosa sekundiga võimeline üle võtma ja iga hetk on ju see võimalik, et püsikiirus hoidja või sõiduraja hoidja lülitab ennast välja. Ühesõnaga, nad jätavad, iga auto jätab endale juriidilise õiguse, et mina tegelikult ei juhi, ma annan sulle tagasi selle juhtimisõiguse. Ja see tähendab, et alati peab olema inimene juht valmis selle vastutuse nagu omale võtma tagasi ja see meenutab, et tegelikult juht, et see on mugavusvarustus, et sa ei tohi kunagi arvata, et sina nüüd ei vastuta sõitmisest. Et alati see, kes rooli taga on, ta peab arvestama, et tema tegelikult vastutab. Et me ei ole veel seal, ma ei tea, kas me kunagi jõuame. Kõik räägivad, me jõuame, aga millal me jõuame sinna, kus me tegelikult seal ees istudes võime mõelda, et mina hetkel ei vastuta juhtimisest. Ma arvan, et see aeg on kaugemal, kui võib-olla sellised optimistlikumad inimesed armastavad mõelda. Ma arvan ka, jah. Et see oleme ausad, eks ju, see areng on olnud tegelikult ju, mis puudutab autode muutumist rohkem isejuhtivateks viimasel paaril aastal nagu väga-väga kiire. Ja see on tekitanud, tundub mulle nii, et paljudes inimestes sellise mõnes mõttes justkui nagu loogilise oletuse, et see areng on ka edaspidi nii kiire. Aga minule tundub pigemini, et tegu on mingisugusest ühest mäenukist ülesaamisega, mis on nagu saavutatud. Aga ees ootavad järgmised mäenukid ja see nüüd seda niisugust edasi minekut selles suunas mõnevõrra nagu pidurdab, et see edasi hüppamine ei ole nüüd võib-olla siin lähemas tulevikus enam nii kiire päris. Sest tegelikult hästi palju mingisuguseid pisiasju, mis tuleb lahendada selleks, et autod võiksid ennast päriselt ise juhtida, aga sellest mingisuguse vastutuse võtta. Neid on ju tegelikult hästi-hästi palju. Need lihtsalt ei pruugi meile niimoodi esimese laksuga pähe tulla. Ja ausalt öeldes, kui ma praegu sellele mõtlen, siis ei tule ka mulle ühtegi sükest väga head näidet. Aga neid niisugusi aspekte, mis kõik vajavad lahendamist niimoodi, et see lahendus on ka usaldusväärne. Nii et selle võib nagu massidesse saata, neid on kahtlemata rohkem kui vähem. Tead, mis lisavarustust mina oma ka praegusele autole tahaks retrofittida, mis ma käisin eile uue Volkswagen Touaregi tutvustusel. Seal näidati, et tal on Night Vision süsteem. Et see ei ole midagi uut, mitmel teisel margil premium luksusautodel see juba on. Aga ma tahaks, et see oleks juba sama lihtne, sama kindel, nagu on tänapäevast püsikiirus hoida ESP-d, et ma tihti maasektoris sõitja, ma tahaks, et mu auto suudaks
tuvastada sealt kuskilt võsast tulevaid kitsi ja põtru ja teha selle hädapidurduse sellel hetkel ära. Mu auto on ümbritsetud anduritega, soojus, infrapuna, mis iganes. Ja ma isegi ei pea, ta ei pea mulle näitama seda, sul tuleb vasakult, tuleb see hiidpõder, sest ma ei jõuaks nagu nii midagi teha. Vaid et ta tuvastaks selle, see on niisugune Eesti Põhjamaade loodus. Nii, ja mis ta siis teeks? Pidurdab ära, jah. Las see põder jookseb mulle sisse, ma vähemalt ei sõida talle 100 otsa. Et ma, kui nüüd ma saaks minna autopoodi ja osta omale sellist süsteemi, et panen omal kuskile katusele selleks väikse radari ja siis see pidurdab, et see oleks mulle müüdud, sest see on minu peaaegu kõige ohtlikum asi Eesti liikluses on loodus. Kui välja arvata tänane päev, homne päev, ülehomne päev ja veel mõned päevad, siis on meil väga pime. Et meil praegu on natukene paar valget päeva. Et see tõesti, see tegelikult aitab meid nagu väga suur osa aastast. Just, tihti on see loom, ta seisab kuskil seal võsas. Ja alles siis tuleb, kui sa jõuad. Ta tuleb, jaa. Me mõtleme, et see on kiusust, aga tõenäoliselt ta lihtsalt ehmatab. Muidugi. Just, närib seal oma paju oksa, siis kuuleb, et mingi müra paneb jooksu, aga et kui mu see kaamera näeks selle ära, mingi soojuselement on kuskil seal ja võtab hoo alla, ma ei tea, juba paneb valmis mu turvavööd ja turvapadjad, siis oleks kihvt. Teine lahendus muidugi, et see on suur probleem, et autode mootorid muutuvad üha vaiksemaks ja elektriautod ei tee üldse häält, et panna ikkagi rohkem müra, mis maasektoris sõites paneks kajama metsad ja ehmataks ära. Aga sellel oleks võib-olla muud tagasilöögid. Tõesti, me oleme olnud juba tänases saates eetris üle tunni aja. Aitäh, et te olete meid kuulanud, meie aeg hakkab läbi saama. Meil järgmisel nädalal on teile varuks paar üllatust. Me oleme kuulatavad peale siis teie, meie lojaalsed ja head kuulajad siin podcastis, siin taskuhäälingus. Me oleme kuulatavad ka Kuku Raadio kuulajatele. Kuidas täpsemalt, miks, kui palju ja mida, seda jätame üllatuseks järgmiseks teisipäevaks, siis on Autotund jälle eetris, aga praegu aitäh kõigile saate osalistele ja aitäh teile kuulajad kuulamast.